Ma olen ema, kes astus välja Lindsay Clancy kohtuprotsessi ja selle nähtuse kohta, kus naised massiliselt seda toetavad ja naised minu kommentaariumis on mind rünnanud, väites, et olen reetur kõigi naiste suhtes, et ma ei mõista sünnitusjärgset psühhoosi. Mõned inimesed on isegi väitnud, et pole võimalik, et ma olen ema, kuna ma ei kaitse mõrvarit. Ja pärast väikest järelemõtlemist olen otsustanud oma seisukohta veelgi kindlamalt kaitsta. Sest kui ma praegu internetis ringi vaatan, näen ma üha rohkem ja rohkem liberaalseid naisi, kes langevad hullumeelse veebimentaliteedi lõksu. See paneb neid tegelikult arvama, et on tähtsam toetada teisi naisi kui laste õigusi. Ja ma tahan sellest rääkida, sest kui me näeme, kuidas naised selle teema pärast lõhestuvad ja inimesed muutuvad internetis vihaseks ja inetuks, siis näeme ka, et paljud mehed hakkavad sellel teemal sõna võtma. Ja jah, muidugi on naisi, kes ütlevad, mehed, ärge rääkige sellest, te ei saa sellest aru. Aga enamik mehi on pidanud koos oma naistega toime tulema mingisuguse sünnitusjärgse olukorra ajal. Ja enamik mehi tahavad teada ja uskuda, et naised, kellega nad abielluvad, ei ole sellised, kes oleksid valmis kaitsma naist, kes tappis oma lapsed. Nüüd, ma tahan väga selgelt öelda. Põhjus, miks need naised minu kallale tulevad ja minu peale vihased on mitmetahuline. Mõned neist on abordi pooldajad ja püüavad oma enda süütundega toime tulla. Olgu. Aga teine pool neist räägib millestki, mis minu arvates on tegelikult väga õigustatud ja õiglane. Nad ütlevad, et see on oluline vestlus, mida tuleb pidada. Et sünnitusjärgsetest raskustest, mida naised läbi elavad, ei räägita ühiskonnas kaugeltki piisavalt ega aksepteerita neid. Ja sellest peab kindlasti rohkem rääkima. Sünnitusjärgsete raskustega naistel peavad olema õigused ja eriti Ameerikas on täiesti hullumeelne, et naistel pole pärast lapse sündi sisuliselt mingeid õigusi. Ja ma olen nende naistega 1000% nõus. Lapse saamisega kaasnev võitlus on tõesti tohutu, aga just siin tekib mul sellega probleem. Mul tekib sellega probleem siis, kui me räägime sellest selleks, et kaitsta naist, kes tegelikult tappis oma 3 last. Ja minna nii kaugele, et väita, et ma pole kohtuprotsessis ega sellest, mis toimub, üldse midagi näinud ja et ilmselt tegi seda isa, sest mehed on lihtsalt sellised. Ja ma leian, et see on vastik. See on see, mis paneb naised internetis idiootsed ja rumalad välja nägema ja ma ei lepi sellega. Vaata. Ma olen täiesti selle poolt, et naised toetaksid üksteist ja püüaksid luua ühiskonda, mis tõesti hindab ja toetab naisi, kes saavad lapsi ning raskusi, mis sellega kaasnevad ja normaliseeriksid selle ümberkäiva vestluse. Ma lihtsalt arvan, et otsustada seda teha teemal, kus naine tapab oma lapsi, on maitsetu ja vale ning see ei ole õige viis. Ja ma jään sellele seisukohale kindlaks. See ei ole nii, et ma arvan, et me ei peaks üldse hoolima sünnitusjärgsetest probleemidest, sünnitusjärgsest psühhoosist või sünnitusjärgsest ärevusest. Ei, ma arvan, et me peaksime sellele väga palju tähelepanu pöörama. Ma lihtsalt tõesti ei arva, et naise näide, kes läheb nii kaugele, et tapab oma lapsed, on selleks õige koht. Ja ma ütlen teile miks. Sest seal on inimesi, kellel on madal IQ. Madala IQ-ga inimesed, kes suudavad seda vaadata ja mõista seda, kui neil saab emaks olemine nii raskeks, siis kuskil nende peas nad saavad aru, et kui nad tõesti teevad midagi hullumeelset ja arulagedat ning kahjustavad oma last, siis on olemas maailm, mis mõistab neid nende raskuste tõttu. Ja minu jaoks see on täiesti isekas. Kui oled naine, kes kannatab sünnitusjärgse psühhoosi all nii tugevalt, et kaalud isegi oma laste tapmist, siis esimene asi, mida pead tegema, on eemaldada lapsed enda lähedusest, eemaldada end nende lähedusest. Just nii käitub vastutustundlik naine. Nii teed naine, kes hoolib oma lastest rohkem kui iseendast. Ja see, et inimesed ei suuda seda tegelikult näha ning arvavad, et see kohtuprotsess peaks olema arutelu naiste raskustest raseduse ajal, on vale. Ja ka lapse sünnitamise puhul on see vale. Me ei peaks seda arutelu pidama naise üle, kes tappis oma 3 last. Ma ei räägi isegi neist hullumeelsetest vandenõuteooriatest, et ta poleks seda teinudki. Enamik inimesi ei saa aru, et see pole kohtuprotsess selle üle, kas ta tappis lapsed või mitte, kuigi paljud naised internetis viivad selle teema just sinna. Ei, see kohtuprotsess käib selle üle, kas sünnitusjärgne vaimne haigus või vaimne häire peaks olema arvestatav tegur, kui keegi kedagi tapab või mitte. Ja siin on üks natuke ebamugav tõde. Enamik inimesi, kes lähevad ja tapavad kellegi, välja arvatud tõelised psühhopaadid, ei ole sel hetkel õigel meelel. See ongi lihtne, see pole normaalne käitumine. Nii et kui me hakkame rääkima sellest, et sünnitusjärgseid raskusi tuleks normaliseerida ja sellega õigustada ema võitlust, et ta võiks oma lapsi tappa, siis see on täiesti hullumeelne ja arulage.
ja selgub, et ma pole sugugi ainus, kes nii arvab, sest internetis levib nähtus, kus mehed ütlevad, et nad jätavad nüüd naised maha, kes toetavad Lindsay Clancy kohtuprotsessi. Ja ma ütlen teile, miks. See tüdruk kirjutas, sa jätad mu tõesti maha lihtsalt mingi arvamuse pärast. Ja poiss vastas talle nii, ma ei jäta sind maha arvamuse pärast. Ma jätan su maha, sest see arvamus näitas mulle, et meie väärtused on põhimõtteliselt erinevad. Ma võin tunda kaastunnet inimese vastu, kes vaimselt võitleb, ilma et ma õigustaksin seda, mis nende lastega juhtus. Kui ma valin kedagi, kellest võiks saada minu laste ema, pean ma tema otsustusvõimet täielikult usaldama, eriti kui asi puudutab laste kaitsmist. See, mida sa ütlesid, tekitas minus kahtluse, mida ma ei saa eirata ega oma tulevaste laste arvelt riskida. Ja ma olen siin, et meenutada kõigile emadele, et sinu kohustus on hoolida oma lastest rohkem kui teistest naistest. Ja hoolida lastest kõikjal rohkem kui naistest. Sest see on see, millega meid loomupäraselt on õnnistatud. Jumal ütles sõna otseses mõttes, et naistel on võime neid kaitsta. Seetõttu saavad nad neid oma kehas luua. Tuua nad ilmale tohutu isikliku ohverdusega. Toita neid tohutu isikliku ohverdusega. Ja olla nende psüühika ning füüsilise tervise kõige olulisem tegur kogu nende elu jooksul. Kõige olulisem tegur selle juures, kas lapsest kasvab edukas inimene, on see, kas tal on õnnelik ja armastav ema. Ja minu jaoks on see vastutus, mida meie naised peame võtma väga tõsiselt. Ja ometi kuidagi sünnitusjärgsed raskused, mis uskuge mind, ma saan aru, on väga tõeline, on niivõrd võimust võtnud, et vaadake seda videot, ma tõesti ei suutnud uskuda, et see on päris, kui ma seda vaatasin. Kuulake seda. Minu uus hindamisprotsess, kui ma tahan mehega kohtamas käia. Esimese kohtingu küsimus, mida ma alati temalt küsin, on: kas sa arvad, et Lindsay Clancy peaks minema vangi selle eest, mida ta tegi? Ja kui see mees ütleb jah, siis ma tõusen püsti ja lahkun kohe. Ma ei saa veeta ülejäänud elu kellegagi, kes arvab, et see naine on süüdi ja väärib vanglat. Vaata, mina isiklikult ei ole veendunud, et see naine peaks minema vangi. Võib-olla peaks ta olema kogu ülejäänud elu psühhiaatri haiglas. Aga see, et naised on hakanud nii uskuma, et me oleme nii kaugele jõudnud, et naised arvavad, et see on hea viis otsustada, kas mees on väärt partner või mitte, kas ta hoolib naisest, on vale. Mees peaks otsima naist, keda ta tunneb ja usaldab, kellel on emotsionaalne võimekus, distsipliin ja tõeline sisemine suutlikkus. Vastupidavas olla hea ema ja hea partner. Ja naine, kes arvab, et peamine tegur, mille alusel ta peaks oma meest valima, on see, kas mees peab naismõrvarit õigustatuks ja mingil määral vastuvõetavaks. Ja muidugi ma ei taha seda lihtsustada, enamik neist naistest ei käi ringi ja ei ütle, et laste tapmine on okei. Me ei ole rumalad. Aga jällegi, emaks olemise raskuste võrdlemine hullumeelse ja psühhootilise tasemega, kus keegi tegelikult tapab oma lapsi, ei ole midagi, mida me ühiskonnana peaksime normaliseerima. Lihtne ja selge. Ja see ongi selle nähtuse probleem, et see on tegelikult normaliseerinud sünnitusjärgseid raskusi nii palju, et neid võrreldakse mõrvaga. Ja see on vale ja ma arvan, et see jääbki alati valeks. Ja mul on sellega probleem ja kui te vaatate minu kommentaariumit, mida me kohe vaatame ja näete, kuidas need naised minuga rääkinud on, sest nad on pahased, et ma ei saa millestki aru, mul on sellega tõsine probleem. Siin on terve hulk videoid, kus inimesed lihtsalt lähevad teiste juurde ja küsivad, mida nad Lindsay Clancy kohta arvavad. Ma mõtlen, et kas see ongi see. Kuradi vaikselt? Kurat ei, vaikuses. sa ei tee seda, sest sa ei ole kuradi naine. Nii et ma ütlen, et sina kui ütleb, et iga naine, sest me kõik kurat elasime vaikides üle ja me kõik peaksime kurat. Kõik kurat teevad seda ilma toetuseta. halva sõnumi. Ei, see ei ole nii, ei. See ei ole nii. Ei, käi persse, ära ütle meile, mida sa teed või ei tee. Sina, ta kõlab hullumeelsena. Ja mees ütleb, et see jätab naistest halva mulje. Ja ma olen temaga nõus, sest naisena, kes on sünnitanud, naisena, kes on läbi elanud sünnitusjärgse perioodi ja naisena, kellel on olnud ka oma raskusi, ära sa julge mulle öelda, et ma ei saa aru. Ma saan aru, mul olid ka endal omad asjad. See jätab väga halva mulje, et me peame kasutama näidet naisest, kes tappis oma 3 last, selleks, et rõhutada, kui väga naisi on vaja kaitsta. See on lihtsalt nii vildakas. Ei, see on lihtsalt täiesti hullumeelne, sest asi on selles. Naised suudavad kõike teha. Me saame töötada täiskohaga, me saame hoolitseda oma laste eest. Me suudame hallata kõiki kuradima graafikuid, aga ikkagi jääme me alati kuidagi alla. Sa oled kodune ema. Miks sa ei võiks end teostada omandades ülikoolikraadi, tehes seda või toda? Sa töötad, keegi teine kasvatab su last. Kui sa tahad sellel seisukohal püsida, siis olgu, aga selle juhtumi kasutamine selleks ei ole minu arvates tark. Tal on õigus.
ma olen lihtsalt nii arvan, kindel et selles, mida naine, ma ütlen, kes et tapab nagu oma 3 last, ei ole see teema, mille nimel võidelda. Et see on see, mida nad vajavad ja see on see tervishoid, mida nad vajavad. ei, mida ma ütlen on see, et jah, Ma me ei teeme ütle, et seda, see on vale. just seda ma Võib-olla nad ütlengi. tõesti teevad seda. jällegi, enamik meist nõustub, et peaks toimuma muutusi ja reforme ning liikumist selle poole, et toetada naisi ja neid tegelikult väärtustada selle eest, et nad toovad siia maailma lapsi, sest see on kõige imelisem asi kogu maailmas. Ja mul ei ole sellega mitte mingit probleemi. Aga valida näiteks naine, kes tapab oma lapsi selleks näiteks, see on tõesti vale. Nüüd, sa võid tahta olla nagu Candace Owens ja minna Big Pharma teed, eks, kus ta nüüd väidab, et toetab Lindsay Clancy't, sest usub, et Big Pharma on kuri. Ma tahan sellele lisada järgmist. Ma usun samuti, et Big Pharma on kuri. Ja ma arvan ka, et SSRI-dega on palju probleeme. Välja arvatud see, et mõnele inimesele on need olnud tõesti kasulikud. Mul on selle kohta palju mõtteid. Aga päeva lõpuks, kui hakata kellelegi rääkima, et sa võid süüdistada sõna otseses mõttes kõiges, naiste õiguste puudumises, toe puudumises, nende vaimses tervises, ravimites, mida nad võtsid, selles, et nad tapsid omaenda lapsed, see ei ole õige viis. Ma tegin oma seisukoha selles küsimuses selgeks kohe, kui ta arreteeriti. Kohe, kui see uudistesse jõudis. Lindsay Clancy ei ole ilmselgelt süüdi. On terve hulk arste, kes peaksid vangis olema selle eest, mille nad talle määrasid. Ma räägin regulaarselt avalikult suurte ravimifirmade vastu. Nad pääsevad kogu aeg mõrvaga karistamatult ja antud juhul pääsevad nad karistamatult tema 3 lapse mõrva eest, aga on ka täielikult hävitanud tema elu. Minu arvates ei ole Lindsay Clancy süüdi. Olgu, nii et ilmselgelt on see teine kord, kui keegi väidab, et keegi pole süüdi. Me teame, et on väga suur tõenäosus ja võimalus, et see inimene on süüdi, aga ma ei hakka temaga vaidlema selles osas, et suur farmaatsiatööstus on tohutult vastutustundetu väga paljude surmade eest. Ja ma arvan, et see võiks olla praegu väga hea vestlus. Räägime sellest, et suur farmaatsiatööstus on probleem. Mitte sellest, et Lindsay Clancy on süütu. Ta tappis oma lapsed, see on kõik, ta ei ole süütu. Aga suur farmaatsiatööstus mängis sellest suurt rolli. Ma tahaksin kasutada Lindsay Clancy't selleks, et farmaatsiatööstus maha võtta, sest see hävitab nii paljude inimeste elusid. Ma ei tahaks midagi rohkemat kui seda. Vaata, see naine peab nüüd veetma oma elu vanglas, sest ravimite süsteem usub, et on okei mitte tegelike probleemidega tegeleda, vaid lihtsalt ravimeid liiga palju anda, et kindlustusest raha teenida ja nii edasi. Suurepärane. See on hea teema, mille eest inimesed võisid võidelda. Võidelda suurte ravimifirmade vastu ja kasutada teda selle juhtumina. Kahjuks naised seda ei tee. Nad kasutavad seda tõendina sünnitusjärgsete raskuste kohta. Ja see on arulage ja vale. Vale. Lihtne. Ma pole sinuga enne tänast kunagi eriarvamusel olnud, aga austusega, sul ei ole kogu infot. Ükski neist naistest ei kiida heaks Lindsay tegusid ega mõrva. Nad räägivad sellest, kui vähe toetust emad selles riigis saavad. Sünnitusjärgset psühhoosi ei tunnistata ametliku häirena, kuid nii paljud naised kogevad seda. See konkreetne naine üritas meeleheitlikult abi saada, kuid ei saanud vajalikku toetust. Selle tulemusena juhtus kohutav tragöödia. Teda veedas alt tema meditsiinimeeskond, tervishoiusüsteem tervikuna ja isegi ühiskond, mis survestab emasid võimalikult kiiresti tööle naasma. Ka mina kogesin pärast teise lapse sündi lühikest aega sünnitusjärgse psühhoosi ja see oli täiesti hirmutav. Mul veedas, et mul oli kerge vorm ja sain abi juba haiges olles. Palun arvestage, et see konkreetne olukord on palju nüansirikkam, kui esmapilgul paistab. See on tõesti palju nüansirikkam. Mul ei ole sellega mingit probleemi. Ma jään siiski oma seisukoha juurde, et ma ei arva, et on õige, kui naised kasutavad seda näidet tõestusena, et me vajame abi ja et meie raskusi tuleks rohkem austada. Ma arvan, et see on vale. Ma olen olnud suur fänn juba pikka aega, sa jääd kogu asja mõttest ilma. Võib-olla vaata kohtuprotsessi ja jälgi kogu juhtumit ning siis saad aru, miks naised teda kaitsevad. Palun jää teemade juurde, millest sa oled täielikult informeeritud. Kõik täiskasvanud peavad vastutama. Kõik. Kas keegi ei märka, et nii paljud naised läbivad seda sama? See peaks juba iseenesest olema ohumärk ja meie ühiskonnas ei ole emadel enam sellist tuge nagu varem. Kas sul üldse on lapsi? Kui sul ei ole lapsi ja sa ei ole kunagi üksi sünnitusjärgse depressiooni läbi elanud, siis peaksid sellest teemast eemale hoidma, sest sul ei ole õigust kaasa rääkida. Mul on lapsed. Olgu, see postitus on väga maitsetu. Kas sa oled üldse seda juhtumit jälginud? Sünnitusjärgne psühhoos on päriselt olemas ja ausalt, ma ei ole kunagi sinus nii pettunud olnud. Su jutt reedab, et sul pole kunagi olnud sünnitusjärgseid probleeme ega tulnud nendega ilma välise toeta toime. Kui ebaviisakas ja vastik seda öelda. Kas sa oled üldse seda juhtumit näinud? 3 lapse mõrv on kohutav, aga naised peavad saama sobivat abi. Mind teeb väga murelikuks see, milliseid tagajärgi võib kaasa tuua narratiivi surumine, et ema raskused on ohtlikud ja kui nad tapavad, on see kõigi teiste süü. See inimene kirjutas selle, eks? Sellel on üks meeldimine võrreldes selle naisega, kes kirjutas selle ja kellel on 37 meeldimist. Okei, sellel on 89 meeldimist.
nii paljud inimesed toetavad naisi, kes seda ütlevad. Lõpetan jälgimise, sa käsitled seda nii maitsetult ja on selge, et sa pole seda vaadanud. Pole isegi tundigi vaadanud seda mitmenädalast kohtuprotsessi, mis veel kestab. Ebaviisakas. Psühhoos on reaalsusega kontakti täielik kaotus. Keegi, kes seda kogeb, ei taha seda ega saa seda valida. Kas oled kuulnud tema päevikukirjeid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi? Nägemist, see on projektsioon. Bla, 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 bla. Vabandan, aga pean teiste kommentaaridega siin nõustuma. Kommentaar kommentaari järel, kus naised ütlevad, et sa oled probleemne, kui seda ütled. Sa ei mõista sünnitusjärgset psühhoosi. Ja jälle, tänu Jumalale, et mul pole kunagi olnud psühhoosi. Tänu Jumalale, et ma pole kunagi proovinud oma lapsi tappa. Aga ma ei arva, et me peaksime seda normaliseerima kui mingid standardid, mida naised peaksid kogema, sest see ei ole normaalne ja see ei ole tavaline. See lihtsalt ei ole nii. Ja see, kui raske on olla ema, kui sul on lapsed, on tõesti tohutu, aga ma tõesti ei arva, et see on see teema, mille nimel naised peaksid lõpuni võitlema. Vabandust, aitäh, et pöörasite sellele tähelepanu.